Võluklaas. Selles majas elas võluklaas. Lapsed hoidsid selles oma hambaharju. Te küsite, milles selle võluvõim seisnes. Kõik oli väga lihtne. Klaas oskas rääkida ja lõbusaid laule laulda. Ta oskas isegi hambaharjad elavaks muuta. Tarvitses need vaid klaasi panna, kui nad juba hakkasidki omavahel rääkima. Igal hommikul puhastasid lapsed hoolikalt hambaid. Nad liigutasid harje suus üles ja alla, püüdes mitte ühtegi hammast vahele jätta. Kui harjad klaasi tagasi jõudsid, hakkasid nad arutama, kui hästi see töö neil õnnestus. Minule pandi täna maasika maitselist hambapastat. Hambad särasid pärast pesu puhtusest ja lõhnasid nii magusalt, kiitles punane hari ükskord. Aga mind täna peale kasutamist isegi ei loputatud, kurtis sinine. Oh, kui kahju, sekkus võluklaas. Nüüd ma mõistan, miks sul mõnikord nii paha tuju on, et sa isegi rääkida ei taha. Sinu peale kogunevad nii ju pisikud. Peab ütlema, et selles majas pidid lapsed hambaid pesema 2 korda päevas. Ühel õhtul jõudis sinine hari jälle väga kiiresti võluklaasi tagasi. Ta oli kurb ja väga tujust ära. Kas juhtus midagi, muretses võluklaas. Kujutad sa ette? Minuga puhastati hambaid ilma hambapastata. Kuid kõige kurvem on see, et 2 minuti asemel puhastas mu omanik oma hambaid kõigest 15 sekundit. Söögiosakesed jäid ju ikka suhu. Hambakattu ju nii maha ei pese. Märkasin, et ühte hambasse on ilmunud must auk. Sinna on kahjulikud pisikud juba sisse kolinud. Kui kahju. Sellega tuleb küll midagi ette võtta, lausus võluklaas. Aeg möödus, kuid midagi ei muutunud. Sinisele harjale anti endiselt tööd ainult 1 kord päevas. Hiljem veelgi harvemini. Ta muutus üha kurvemaks ja oli veelgi rohkem tujust ära. Sest tema sõbratar punane hari oli ikka lõbus ja elurõõmus. Ta oli õnnelik, loobises klaasiga päevad läbi. Samal ajal elas sinine hari seda kõike väga raskelt üle. Tema omaniku suus elas tohutu pisikute armee. See ei saanud enam niimoodi edasi kesta. Ühel hommikul otsustas võluklaas aidata sinisel harjal taas oluliseks abiliseks muutuda. Ta hakkas imelisi laule laulma. Ja ta tegi seda just sel hetkel, kui lapsed tulid hambaid pesema. Laulud meeldisid lastele nii väga, et nad pesid nüüd hea meelega 2 korda päevas hambaid. Alati vähemalt 2 minutit järjest. Tasapisi hakkas sinine hari end jälle väärtuslikuna tundma ning muutus rõõmsaks. Aja möödudes ilmusid klaasi uued abilised, roosa ja roheline hari. Eelmiste harjased kulusid läbi ega suutnud pisikutega enam hästi võidelda. Teatavasti soovitatakse hambaharjad välja vahetada iga 3 kuu järel. Ent vanad harjad leidsid peagi vajalikku kasutust kella paranduses. Aga see on juba hoopis teine lugu.